oleme Monacos ja mu selja taga on Monte Carlo kasiino, kahtlemata üks Monaco tuntumaid, populaarsemaid hooneid. Aga kuidas siis olla vegan ja isegi toortoitlane Monacos? Tuleb välja, et üsna lihtne. Me vaatasime happycow.netist välja ka erinevad kohad. Siin on mõned väikesed tervisepoed ja mitmed taimetoidusõbralikud restoranid, aga üks hästi kihvt koht, Loving Hut, on nüüd siit edasi Itaalia poole Mentonis ja see on rahvusvahelise keti vegan restoran. See on hästi kihvt koht, aga kahjuks me sinna praegu ei jõuagi minna. Me oleme peamiselt söönud siin puuvilju, banaane ja joonud vett, apelsinimahla ja sõime ka mingisugust puuviljapüreed. See oli hästi äge. Inimesed siin on hästi sõbralikud. Nii kui me tulime autost välja ja võtsime kaardi lahti, siis tuli kohe üks vanahärra ja küsis, et kuidas ma saan teid aidata, kas ma saan teid aidata ja juhatas meid Prince Alberti vanade autode näitusele. Siin ka sorteeritakse prügi. Tundub, et linn hoolitseb selle eest väga jõudsalt. Inimesed on hästi armsad ja sõbralikud ja teistsugused tegelikult, kui võrrelda Nissi ja Cannes'iga. Ei ole tänavad eriliselt mustad. Ja samamoodi supermaršeed ehk siis supermarketid väikesed müüvad laias valikus erinevad taimseid toite, samamoodi, mida sa võid leida kust iganes ka Tallinnas. Kõik need klassikalised sojakoored ja medasi, kes tahab teha küpsitatud toite, kui siis erinevad sojakroketid ja tofud ja puuviljavalik on küllaldane, nii et Monacos saab väga kergelt hakkama taimse toiduga, eriti kui sa oled puuviljade peale. Ja varsti kohtume jälle!